aastaid, ma ei tea, isegi pikki aastaid, korjas niisugune tunne, et tahaks teha midagi, mida väljendab see hüüd päästke meie hinged, see suur rõhk hingede poole. Just nimelt see pool võib-olla kõige rohkem, et meelelahutust on nii, et tapab, seda ei suuda välja kannatada. Kõigepealt pilt, minu pilt, on ikkagi abstraktne. Abstraktne ka selles, et ta kasutab tähte, mis on märk, aga ta on abstraktne, abstraktsioon. Ja eeskätt selle abstraktse poolega mõjub, aga sõnad võimaldab sisse tuua hääle, heli, poeesia. Heli siin minu pildis tegelikult kujuneb sinu kõrvades iseenesest ilma selleta, et ma seda mingite aparaatidega või oma häälega esitaks. Olen ime küll, aga ma oskan arvutiga töötada. Kuidas see just täpselt käib, kuidas see oskus on tulnud või kuidas seda ka teised kõrvalt imestavad, et kuidas sa vanamees oskad kõike arvutiga teha, aga ma ütlen, et ega ma ei oskagi, aga hakkan tegema. Seal on 8000 fonti. No ja küll ma ei vali 8000 eest, valin võib-olla 80 eest, millest ma tean enam, kust suunast otsida. Aga ja siis siin ei ole ju tegelikult puhas font. Siin on suurendatud see kõrgus seal 200 või 400 peale. Ja see annab talle erilise psüühilise selle venitatavuse või kestvuse. Ka selle figuuri, tähefiguuri nõtkuse. Ja mis erineb sellest tavalisest harjumuslikust tähekujust, sest ta on üllatavam, üllatab kuidagi millegi. Ta ei ole nii, nagu ma olen harjunud seda nägema. Ta on järsku hoopis pikem, kõrgem ja kitsam. Kõige lihtsam on ütelda see, mis ma palju kordi olen ütelnud. Kui Jumal annab sulle erilise ande, siis annab ta sulle samal teise käega erilise kohustuse seda annet rakendada, sest muidu sa kaotad selle ande, kui sa seda ei rakenda.